Tere õhtust, tantsijad ja peokülalised! Tere tulemast Kaude Aamuse tantsupeole! Jaaniööl kohtuvad rahvapärimuse põhjal Koit ja Hämarik. Tänavu on jaanipäev meile eriline. Tartus Tamme staadionil saab teoks tantsuetendus Jaaniöö müsteerium. Tegemist on Eesti esimese öötantsupeoga, kus peategelasteks 3 Balti riigi noored tantsijad. Emajõe kallastel peetakse üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Kaude Aamus. 1000 tantsijat moodustab staadionimurule erineva mustriga vaipasid. Öötantsupidu ühendab esmakordselt rahva ja kaasaegse tantsu. Etendus algab proloogiga, seejärel astuvad vaataja ette Leedu tantsijad, neilt võtavad järje üle lätlased ning peo lõpus on eestlaste kord. Iga ploki vahele mahub ka väikene tuleetendus. Kontsertkava alustavad leedulased. Nende kava kannab nime Jaaniöö lummus ning selles löövad kaasa 400 tantsijat. Leedu tantsud on hoogsad, on ju Leedu meist tunduvalt lõuna pool ja esimene tants, mida te näete, on siis laupäeva õhtu. Pikk töönädal on läbi saanud ja laupäeva õhtu on ikka kokkusaamise ja pidutsemise aeg. Leedulased armastavad väga lindusid ja loomi ning see tants, mida te praegu näete, kannab siis nime Käokene oksa. Bravo!
Jaanipäev on seotud Balti rahvastel pärgade punumisega ja pole erand ka Leedu. Ja see tants, mida me nüüd näeme, kannab nime Punume õed pärgi. Ehk siis punume jaanipäevaks pärjad päev. Leedulased armastavad hobuseid ja teame ju, et hobune on olnud leedulastele truu kaaslane juba suurvürstiriigi aegadest ja toona olid ju leedulased väga vahvad ratsamehed. Ja tants, mida nüüd esitamisele tuuakse, kannab nime Ratsamees.
hip-hop oravakke. Vaatame siis, kuidas orav hüppab oksalt oksale ja puult puule. Kuna tegemist on jaanipäevaga, siis järgnevad tantsud ongi jaaniainelised. Kõigepealt jaanipolka.
jaaniööl minnakse otsima sõnajala õit ja kes selle leiab, võib leida suure armastuse. See tants kannab pealkirja Jaanipuu õis.
jaaniööl on alati ennustatud ja püütud teada saada, mida tulevik toob. Ja viimased tantsud kannavad siis pealkirja Jaaniöö ended ja kui ennustamised on tehtud, siis võib ju tantsida varavalgeni. Nii et viimane tants varavalgeni. Keskne roll kogu etenduses on kanda tulev. Jaanipäev on seotud kõikidel Balti rahvastel lõkete süütamise, erinevate rahvamängude, laulude, tantsude ning miks mitte ka jõukatsumistega. Jaaniöö müsteerium lummab tuleshow'ga. Tegemist on omaette vaheplokiga üleminekul ühe koondrühma kavalt teisele.
Jaaniöö on imede ja armastuse öö ja liigutamisel on maagiline jõud, sest see annab viljakust ja õnnistust kogu elavale loodule, nii taimedele kui ka loomadele ja inimestele. Lätlastele seostub jaanipäev uskumuste, rituaalide ja tavadega. Aasta lühimal ööl on kõik kutsutud pidutsema. Kummelīte veselība līgo, piparmetrā aizsardzība rūtoj, zirņu ziedi mīlestība līgo, biškrēslīņi ilgam mūžam rūtoj. Läti rühmade kunstilised juhid on Ilse Maasane ja Roland Siraševskis, pealavastaja Jaanis Selinš. Läti tantsijaid on Tamme staadionil 620, lõunanaabrite kava, pealkiri on Jaaniööl ei maga keegi. Raspodiņas tīrēt vēslē līgo, aboliņas uzticība rūtoj, magonītē lielai veiksmē līgo, rozes ziedi mīlestība rūtoj. Jasmīn ziedi viediem sapņiem līgo, margrietiņas augstai kaizlē rūtoj, vērmeļ ziedi atgūšanai līgo, visi ziedi līgo naktī rūtoj. Lätlastel on jaanipäev erilise tähendusega ja kui näiteks jaanipäeval satute Lätimaale, siis juba varahommikul võite tee ääres kohata jaanipärgade müüjaid. Ja need tantsud, mida te siis Läti koondrühma esituses näete, esmalt siis jaaniöö, imeline öö. Sēdā līgo, līgo, godā galdā.
see tants, mida nüüd näete, on Tudalin Tagadin. Omavahel on saanud üheks siis klassika ja rahvatants. Tudalin, Tagadin. 1, 2, 3, pasaulnieki savu danci sāk! Pasaulnieki savu danci beidz! Liigutamine on mitte ainult laulmine, vaid ka tantsimine, karglemine, tammumine, pöörlemine, jaanirohu korjamine, ehtimine, pärgade punumine, sõira sidumine, õlle pruulimine. Ja liigutama hakatakse, kui õhtueine söödud ning liigutakse öö läbi. Küsisin Jaani käest, on tants, mis esitamisele tuleb ja kui eestlastel on mehe nimi Jaan, siis lätlastel on Jaanis, nii et õige oleks võib-olla öelda, et küsisin Jaanise käest. Pavaicāju Jāniša mīlīgo, kur
Ratsutasin Preisimaid. Eks jaaniööl võeti ette ka teekondi kusagile kaugemale ja kui tants kannab pealkirja Ratsutasin Preisimaid, ju siis muistsel ajal siis lätlased käisid ja väisasid ka Preisimaad. Esi zjaju prušu zemi, ko gledami spēlēdami. Esi zjaju prušu zemi, ko gledami spēlēdami. Prušu meitas man gribēja par junkuru paturēti. Prušu meitas man gribēja par junkuru paturēt. Nepalikšu prušu meitas man pašām kur zemē. Nepalikšu prušu meitas man pašām kur zemē. Man pašām kur zemē sētā jauna līga viņa. Man pašām kur zemē sētā jauna līga viņa. Nu ar Dievu prušu meitas, nu es braucu uz kur zemi. Nu ar Dievu prušu meitas, nu es braucu uz kur zemi. Nu es braucu uz kur zemi, pats pie savas līga viņas. Nu es braucu uz kur zemi, pats pie savas līga viņas. Kui pidu peetakse, siis tuleb ka väsimus peale ja silmad vajuvad kinni. Nii võib öelda siis järgmise tantsu kohta. Ma magasin õndsat und. Es gulēju maigu miegu, tauties miegu negulē. Es gulēju maigu miegu, tauties miegu negulē. Kādi velni viesulīši tavas miesas kustināja, kādi velni viesulīši tavas miesas kustināja. Savām stelītēm, nāc pie manis tautu meitas savām stelītēm. Man pašām jāatspolīta divi zīda kamoliņi, man pašām jāatspolīta divi zīda kamoliņi. Nāc puisīti, tu pie manis, es tev došu meduves. Nāc puisīti, tu pie manis, es tev došu meduves. Man bitīte iešuvusi vēderiņa galiņā, man bitīte iešuvusi vēderiņa galiņā. Priekšautiņ. Lai tautieša vara bulta garām skrēja švirkstēdama. Kalleis kala dienu nakti nenokala cilvēciņu. Es no kala cilvēciņu kultiņā gulēdams.
Tsiktsakk, tempokas Läti tants. Lätlastel on väga tugev klassikalise balleti põhi, nii et kui te vaatate Läti rühmade esinemist, siis koheselt on tuntav, nii et tants Tsiktsakk. Muinasjutuline sõnajalaõie otsimine jaaniööl on küll tekkinud inimeste kujutluses, aga sellele ikka ja jälle omistatakse imelist võimet. See, kes leiab ja nopib sõnajalaõie, saavad väga õnnelikuks inimeseks. Võib-olla leiab ka oma teise poole. Ja viimane tants, kas mõtlesid, kas lootsid ja saareke.
Šonakti mērena salmiņa, viens jauns bāriņš sasalis kopā. Šonakti mērena salmiņa, viens jauns bāriņš sasalis kopā. Šonakti mērena salmiņa, viens jauns bāriņš sasalis kopā. Šonakti mērena salmiņa, viens jauns bāriņš sasalis kopā.
veselībai līgo, piparmetrā aizsardzībai rūtoj, zirņu ziedi mīlestībai līgo, biškrēsliņi ilgam mūžam rūtoj. Enne eestlaste etteastete tuleb esitamisele tuletants. Selle nimi on mesilaste saatmine taevatähtede poole. Numbri sõnum on ülimalt lihtne. Tähetolmus leiab iga mesilane oma tee. Suvine pööripäev on aeg olla rõõmus ja õnnelik, tantsida ning laulda, jagada rõõmu koos sõpradega. Ja üheskoos tähistatakse ka päikese väge. Teie ees tulefestival.
Eesti kuundkava on loodud Juhani Püttsepa jutustuse jaaniõhtu luguainetel. Ühes muistses külas kohtusid kunagi noormees ja neiu ja nagu noorte puhul ikka, armuti, aga siis astus saatus vahele, olude sunnil tuli minna lahku ja lõpuks saadi taas õnnelikult kokku. Eesti kavas sümboliseerivad meest ja naist valgusallikad, nendeks on valguslatt ja pall. Kõike lahutab ja ühendab vesi. Esimene eestlaste tants ongi Vesi, Ardo Randvarrese muusika, koreograafia Tiina Ollesk, lavastus Tiina Ollesk ja Rene Nõmmik. Tantsivad Tallinna Ülikooli koreograafia õppekava kaasaegse tantsu tudengid ja vilistlased. Järgmine number on Õrn Haare. Muusika Toomas Valk, koreograafia Katrin Järvis ja Helena Marianna Reinmann. Lavastus Marina Kuznetsova ja tantsivad segarühmad.
kolmas tants peaks olema kõikidele rahvatantsijatele tuttav Kihnu ratas. Tegemist on rahvamuusika seadega, esitajateks Kihnu poisid, tantsuline seade Elo Unt ja esitavad segarühmad. Neljas number järjekorras on Nädala lugu. Selle on tantsumurule seadnud Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli kunstiline juht ja peaballettmeister Aveli Asper, kes on ka ise loonud päris mitmeid tantse. Ja teie ees segarühmad. Peksta esmaspäev veinu, täis on teip, raiuma peas sikuta ja saagin kolmapäev koorma, kodod on neljas, see niisama niita, reede rehte peksta esmaspäev veinu, täis on teip, raiuma peas sikuta ja saagin kolmapäev koorma, kodod on neljas, see niisama niita, reede rehte peksta. Laupäevalõunas siis sai lahti, laupäevalõunas siis sai lahti, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai tantsid ralli lüüa, siis sai tantsid ralli lüüa. Homme oli magada, teise päevad juule minna, teise päevad juule minna. Päevi järge, kui ei anna päevi järge, ma lõigub ja kummuli.
Järjetsele esmaspäev Einu täisin teipä raiuma peal sikuttaa ja saagin kolmapäev koorma kodod on neljas sen niisama niitä reede rehte peksta esmaspäev Einu täisin teipä raiuma peal sikuttaa ja saagin kolmapäev koorma kodod on neljas sen niisama niitä reede rehte peksta Laupäevalõunas siis sai lahti, laupäevalõunas siis sai lahti, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai tantsid ralli lüüa, siis sai tantsid ralli lüüa, homme ooni magada, laupäevalõunas siis sai lahti, laupäevalõunas siis sai lahti, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai süüa, siis sai juua, siis sai tantsid ralli lüüa, siis sai tantsid ralli lüüa, homme ooni magada, teised lähevad juule minna, teised lähevad juule minna. Vesi 1 oli tantsuploki esimene number, nüüd aga näete etteastet Vesi 2. Siin tantsivad Tallinna Ülikooli kaasaegse tantsutudengid ja vilistlased. Eesti koondrühma kava on jõudmas poole peale. 6. tants kannab nime Naise ja mehe lugu. Koreograafia on seadnud Ene Jakobson, lavastaja Rene Nõmmik ja tantsivad taas segarühmad.
Tants, mida nüüd näete, kannab nime 4D ristil. Koreograafia Kertu Alvrelt, lavastaja Rene Nõmmik. Esitamisele tuleb tants peaks olema järjekorras nüüd 8. ja kannab nime Unelus. Koreograafia ja lavastus Elont ja Murul on naisrühmad ning segarühmade kõik naistantsijad. Tulge siia noored mehed, tulge siia noored mehed, pange rakked rakkeesse, pange rakked rakkeesse, kõrvid kaarusnahkadesse, kõrvid kaarusnahkadesse, noored mehed, hellad, noored mehed, hellad, mis te nalja heidate, oma jalgu peidate.
Öised orjad on selle tantsu nimi. Tegemist on rahvalaulu seadega. Lavastajaks on tantsuansambli Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randmaa, kellel on väga pikaajaline tantsujuhi staaž ja Jaanus Randmaa on ka ise loonud mitmeid huvitava kompositsiooniga tantsusid. Tantsumurul näete nüüd kõiki meestantsijaid. Me vaesed öösed orjad on, me vaesed öösed orjad, pääsed pärjad, öösed orjad, pääsed pärjad, kinni kiilutud sulased, kinni kiilutud sulased, rauda pandud palgalised, rauda pandud palgalised. Kinni kiilutud sulased, kinni kiilutud sulased, rauda pandud palgalised, rauda pandud palgalised. Peame teisi teenima, aga enda vara valvama, enda vara valvama. Teeni Saksa 100 aastat, teeni Saksa 100 aastat, Saksal selgas siidikuume, Saksal selgas siidikuume, vaesel lapsel vanad riided, vaesel lapsel vanad riided, orjukese loomad riided, orjukese loomad riided. Oleks minu olemine, oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, teiseks minu tegemine. Ma paneks härrad härgadesse, ma paneks härrad härgadesse, kupjad kõrvu kurgedesse, kupjad kõrvu kurgedesse. Vaesel lapsel vanad riided, vaesel lapsel vanad riided, orjukesel omad riided, orjukesel omad riided. Vajupustad pastad jalas, vajupustad pastad jalas, kuusekoorest puued selga, kuusekoorest puued selga. Ja kätte jõuabki suur finaal. Väljakule kogunevad kõik tantsijad. Jääb veel viimane etteaste. Just nüüd võime nautida tõelist tuleshow'd, valguse ja varjude mängu. Hämaruses süüdati juba lõkked ja väljakule on toodud laev,
Selle mastid, nagu te näete, on ka kenasti juba põlema süüdatud ja valgus on imeline. Laeval on muistse Skandinaavias ja Balti regioonis olnud alati täita eriline roll. Rootsis, kus jaanilõkkeid ei tihta, süüdatakse jaani ööl rannas mõni paat või väiksemat sorti kuuna. Naudime ka meie üheskoos seda tuleshow'd. Eesti kava läheneb hoogsalt lõpule, jäänud on veel eelviimane number ja see peaks olema nüüd rätitants. Või kui täpne olla, siis tants rättidega. Tantsivad taas segarühmad. Eesti tudengitel on jäänud esitada veel viimane number. Selleks on Imeliku labajalg. Tegemist on fragmendiga tantsulavastusest Kevade, milline jõudis esmakordselt vaatajate ette Vanemuise teatris 2009. aasta märtsikuus. Koreograafia ja lavastus tantsuansambli Tarbatu kunstiliselt juhib Jaanus Randmalt. Tantsivad taas segarühmad.
aitäh eestlastele oma näolise ja huvitava kava eest. Meie pidu läheneb ka hoogsalt lõpule ja esitada on jäänud veel ühistantsud. Murule kogunevad Läti, Leedu ja Eesti tantsurühmad ja publik näeb 3 folkloorset süüti. Alustavad eestlased. Number kannab nime Terve vald. Tahaks öelda, terve vald on kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud, nii nagu tuljakus lauldakse. Vaatame, kas seekord on nii. Tegemist on igal juhul põneva folkloorse koreograafiaga. Nüüd ühistants Lätimaalt. Läti rahvamuusikale on selle numbri seadnud nende pealavastaja ja tantsu nimi on Tulge siia, Jaani lapsed. Ka lätlaste puhul on tegemist folkloorse koreograafiaga. Ja ühistantsimise lõpetavad leedulased. Esitamisele tuleb lõbus tants Žemaitjast. Žemaitja on üks Leedu etnograafilisi piirkondi ja põnev on näha siis, milliseid tantse selles kandis Leedumaal tantsitakse. Ja kuulete Leedu rahvamuusikat ja koreograafia mõistagi folkloorne.
tantsud on selleks korraks tantsitud. Jaanilaupäev 2018 jääb meile meelde ja hinge. Me nägime nooruse pidu, kohtumine, käeulatamine, õlg-õlatunne, proovide sigivalamine ja lõpuks tantsumuru säramine. Seda kõike oskab tunnetada vaid see, kes on ise kunagi kas Kaude Aamusel või üleriigilisel tantsupeol esinenud. Aatšu Lietuva, Baltias Latvia, aitäh Eesti! Kohtumiseni järgmisel Kaude Aamusel, siis juba Leedumaal.